Nüüd kuulame edasi minu vanaema nõid Vinni ja tema kassi Vilberi seiklusi. Järgmise loo pealkiri on Ettevaatust nõid. Mul on igav, ütles Vinni, mul on igav nagu teol, kes on tüdinenud oma karbi seina vaatamisest. Mul on igav nagu varvastel, kes on tüdinenud sokilõhnast. Mul on igav nagu trallalla. Mäu, ütles Vilbur ja pani käpad kõrvadele. Kas ma tüütan sind, Vilbur? Ütles Vinni. Mäu, ütles Vilbur pahaselt. Näete, siin ongi Vinnil väga igav. Mida teevad inimesed, et neil igav ei oleks? Läheme külasse ja vaatame raamatukokku, ütles Vinni. Raamatukogus oli palju riiuleid ja palju inimesi, kes lugesid raamatuid. No vaata, sosistas Vinni. Üks inimene naeris, teine oli hirmunud. Kuidas raamatud seda inimestega teevad, küsis Vinni. Ta võttis riiulilt raamatu ja vaatas valgel lehel olevaid musti sõnu, mida ta ei osanud lugeda. Need kriipsud ei pannud teda nutma ega naerma ega tekitanud mitte mingeid muid tundeid. Vinni keeras raamatut tagurpidi, aga ka sellest polnud abi. Vilbur lamas põrandal lahtise raamatu kõrval ja mügistas kassi naeru. Ma tahan ka teada, mis seal nii naljakat on, ütles Vinni. Sa sinine sindrinahk, ma veel lähen sinna kooli tagasi. Siin Vilbur naerab. Vinnil vedas. Vaata aga, Vilbur, täna läheb kooli terve hulk nõidasid. Lisaks nendele on seal punaste patside ja triibuliste sukkadega tüdrukud, kohvritega karud ja võlurid, kelle laubal on siksakid ja peaaegu kõik, välja arvatud väikesed viksid. Nad on nii ebatavalised nagu pakk koleda putuka kaalukommi. Lähme, Vilbur, täna sobime me sellesse seltskonda nagu valatult. Kes sa oled? Küsis üks pisike, kes kandis triibulisi sukki. Mina olen nõid Vinni, ütles Vinni. Mina ka, ütles pisike. Mida? Vinni peatus ja pidas aru. Mis see tähendab? Aga Vilbur sikutas teda küünega kampsunist ja vedas ta klassi. Õpetaja, kes kandis punast kapuutsiga keepi, märkis kohalolijad üles. Kapten Tiitsum, siin. Professor Puffendorf, siin. Nõid Vinni, siin, ütles väike tüdruk, kes oli enne Vinniga rääkinud. Siin, ütles Vinni. Kes sina oled, küsis õpetaja ja vaatas Vinnit pika pilguga. Ja mida see kass minu klassis teeb? Nõiad ei tohi meie koolis käia. Aga, alustas Vinni, kes nägi enda ümber hulganisti nõidasid, kuid õpetaja näitas näpuga ukse poole. Välja, ütles õpetaja ning Vinni ja Vilbur lontsisidki klassist välja. Oih, ja sattusid kohe kokku kooli sekretäri proua Parmariga. Tundus, et ta oli suures segaduses. Oi, Vinni, ma olen meeleheitel, ütles proua Parmar. Täna on raamatupäev ja koer sõi kõik jutuvest ja raamatud ära. Nii et tema ei tule ja meil siin kõik lapsed ootavad jutte ja keegi ei räägi neile mitte midagi. Kui just, oi Vinni, kas sa teeksid seda? Palun.
Vinni näole ilmus naeratus ning ta oli nagu pragu keedetud punas. Jaa, ütles ta. Proua Parmar viis Vinni ja Vilburi kooliraamatukokku. Mõned lapsed istusid vaibal ja vaatasid Vinni poole nagu pesas olevad raisakotkapojad, kes ootavad söötmist. Kuulake, lapsed, ütles proua Parmar. Vinni tuli siia, et teile midagi ette lugeda. Lugeda, küsis Vinni. Aga proua Parmar oli juba läinud. Ütles Vinni. Ta võttis riiulilt ühe raamatu. Vaadake, lapsed, ütles ta. Lõvipilt. Näete, siuke lõvipilt. Loe meile midagi, karjusid pisikesed põngkerjad. Ma ei oska, ütles Vinni. Imestasid kõik pisikesed põngkerjad. Aga, ütles Vinni, ma võin tuua need lood teisiti raamatust välja. Vinni viibutas oma võlukeppi ja hüüdis. Abrakadabra! Ja kuidas see lugu lõppes, kuulame juba järgmises osas.